Tervist! Täna oleme siis multivanis ja filmime seda. Et kui on näha, siis siin on päris palju ruumi. Siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kohta istumiseks. Neid kõik eraldi saab välja tõsta selleks, et vajadusel tekitada rohkem ruumi. Okei, aga miks me seda filmime? Sest see auto on müügis ja kõige parem suurem pluss, miks ta on müügis, see, et ta on mitte väga paremas korras ja muidugi peab siis tegema väga hea hind selleks, et ta oleks aktuaalne meie turul. Mis me saame öelda selle auto kohta? See on 2,5 diisel, 96 kilovatti, 4 vedu manuaalkäigukastiga. Mis siis on kõige suurem pluss selle mootoril just sellel autol, sellepärast, et tal on taastatud ülemine osa. Plokikaan ei ole mitte midagi temaga tehtud, on ainult vahetatud nukkvilli komplekt, kõige kuluga saalet, see keeleoska lunema, ma ei tea, kuidas ta on. Siis on taastatud pihustid ja plokikaan on terve ja kõik on temaga väga hästi. Pluss tal on uus turbo, PR turbo. Nüüdseks vist plussid natukene lõpevad. Et räägime natukene ka miinustest. Miinustest on kere, näitan ümberringi ja teine käik, ta sülitab välja ennast mõnikord. Ilmselt sünkronisaatorid on ära. Kas parandada seda kasti või võtta teise kasti, see on juba uue omaniku otsus. Enda poolt võin aidata otsida käigukasti, sest ma tean, kus seda saab võtta, aga ei hakka temaga tegeleda, et hind on siukne, auto on siukne, ilmselt see on suht hea variant, sest kui te vaadate selle auto hinna auto 24 ja siis järgmist nelikut, siis te saate aru, miks. Tavaliselt ma alustan esiotsast, aga siin me vist hakkame tagumisest otsast. Lagi natukene midagi mustust on. Istmed, tagumised terved. Siin kõik on nagu okei. Need istmed on päris okei. Aga okei, ilmselt praegu on vaja filmida kere seisu, selleks, et ei oleks kellelgi väga tühja sõitu. Ilmselt seda kohta on vaja natukene keevitada. Siin on mingi tuuning. Ilmselt sellepärast oligi midagi ülevaatusel kirjas selle kohta. Hetkel siis põleb ABS-i tuli. Pärast räägin miks. Kapoti kordub lak. Tuled on uued. Valgustavad väga hästi. Tagumised tuled on meil facelifti oma. Kõik originaaljupid on saadaval ja ootan sealt. Pärast me lähme vaatame ka sinna. Ehk siis teeme väikse ringi ümber auto. Visuaalselt ei ole kõige kehvem auto. Sest tegelikult multivan ongi siukne kere, et neil on neid probleeme.
ja kui on ilusti pahteldatud, siis mingi hetkeni te ei saagi aru sellest, mis juhtub nendega. Sest kui me vaatame mingi Rootsi või kuskil siia toodud varianti, mis on värskelt üle värvitud väga kehvasti, siis me vaatame vot sinna kõik ja need kohad tavaliselt nendel on väga kehvad. Ilmselt kui ta on veel valge ja on näha, et teda juba värviti. Sellega on nii, et siin nagu need momendid veel enam-vähem. Okei, ilmselt lähme praegu vaatame, mis varuosad meil jäeti eelmine omanik. Ja ma ei tea, äkki kellegile ikkagi on mingi kasu sellest. Mingi sumpajooks, tihendid, vanad tuled, siis mingi tõlid veel ja kardaani tugilaagrid ja ei tea. Uus omanik juba valib, mis sellega teha. Okei, nüüd me oleme salongis. Hakkame tegema proovisõidu. Üritame vaadata, ma arvan kindlasti siin tuleb näha, kuidas teine käik ei lähe sisse korralikult. Muidugi see on ohtlik, aga nagu räägitakse, et ei ole kehva autot, on kehv ebaõiglane hind. Seega hinna poolt annab mängida. Isegi on siukse hinnaga on väike tingimisvõimalus, aga peab arvestama seda, et tingimisvõimalus meil on siis, kui keegi tuleb rahaga ja lehvik mul siin näo juures. Teine läks sisse. No ikka tuleb mingi moment, kus ta ei lähe sisse, ma arvan kindlasti. Siin on kiire variant, seega me peame sellest rihmikust väga kiiresti mööduma. Seega ma arvan, et ma sõidan esimesega, siis kohe kolmandaga. Umbes nii saab sellega autoga normaalselt sõita. Esimese pöördisse natukene ja siis kolmanda. Külma kästiga tegelikult teine päris normaalselt läheb sisse ja on sees. Seega nendega ongi probleem, nendel on tüüpviga see, et mootor on siukse läbisõidudega väga väsinud. Siin ta ei ole väsinud, väga hea. Turbo on uus, VR-turbo. Käigukastid tavaliselt loobivad teist käigu välja, aga saab vahetada kas või sünkrot ära või siis otsida teine kasti. Ma tean, kus olemas käigukast ja ta ei ole väga kallis. Võrreldes teiste pakkumisega, ma ei tea, kas Lätis, Leedus või mis iganes. Kes teab, kuidas otsida varusi, siis võib-olla isegi ta saab parema variandi. Aga sellega saan aidata. Kere me vaatasime üle. Teda võib nagu jupikaupa remondida. Tal ei ole läbivad roosted, kõik haputab ained. Et kui seda kõik korralikult puhastada, siis on variandi, kus saab lihtsalt puhastada kõik epoksigrundiga või selle spetsainega üle käia ja siis juba küljekarbid selle kivikaitse alla panna ja kaitsta seda keret edasi. Tagumised tiivad ilmselt 2 jupi peab ära keevitama. Proovime. Teisega proovime või kolmandaga proovime, ma ei tea. Proovige ikka teisega siiamaani. No ma ei tea. No ütleme nii, et ta ikka suht tihti loobib välja seda teist käiku. Okei, aga nüüd. Oo. Oo. Vot, see moment oli. Vot nii ta teeb suht tihti.
no nüüd saab 1, 3, 4, 5 mängida koos. Muidugi suur eelis, et nelikvedu, ma ei tea. Ilmselt siin töömaht on päris suur. Ma ise ei taha jupide kaupa teda värvida, see ei ole minu jaoks päris okei. Ja ma ei taha teda ehitada mingi keskmise turu maksimum hinnaks. Seega, et pärast oodata, et keegi mulle seda raha toob. Kõige parem variant on nii, et uus omanik näeb, mis seis on ja enda jaoks teeb korda. See on siukne, et sa ostad nüanssidega auto, teed enda järgi kõik hästi heaks, kõlblikuks ja siis sõidad murretult edasi. Proovime veel teist. Ta ise taksis juba kolmandat. Selle pärast lõigi välja. Ühesõnaga, hind on 5,999, lisate 1 euro ja annate mulle 6000 euri kätte ja saate seda autot endale. Ilmselt, kui te tulete rahaga kohale, siis te saame nagu arutada seda hinda. Aga arvestage sellega, et hetkel selle päeval, kui me filmime seda autot, nelikvedu, järgmine auto maksab 10,300 ja edasi 10,500, midagi sinna kanti. Et nagu tundub nagu peaks motiveerima seda. ABS-i tul, muidugi selle kohta. Auto on pikemalt seisnud. No vot, millest ma rääkisin. Auto on pikemalt seisnud ja ongi nii, et oli laager läbi. Ta umdas ja no nii sõita keegi ei taha. Et see päris ohtlik viga tegelikult ja ma vahetasin laagri ära, andsin vahetada ja pärast seda hakkas põlema ABS-i tuli. Pärast ma kontrollisin üle, laagril on see ABS-i vöö, seega sellega ei tohi olla mingi probleemi, võib-olla lihtsalt kas Andur sai vihta või siis Andur sai natukene üles, mis iganes seal juhtus, et võib-olla seal puhastamine midagi saab aidata. Kui rohkem aega veedab, et keegi ei tule järgi, siis ilmselt teeme seda korda. Ja veel üks siukne ebameeldiv moment, et aku on kehv. Kui ta päev otsa seisab, siis ta nagu hommikul ta käima läheb. Kui nädal seisab, siis ta ei lähe käima. Talv tulekul ilmselt ma ei viitsi krokodillidega ja boostritega mängida. Seega võib-olla pärast kunagi aku saab peale. Mitte uus, kasutatud, see, mis panete lihtsalt käima. Ei tea, rohkem mul vist lisada pole midagi. Ütleme nii, et silm kuningas, rahakott lubab, siis perekaks ja ma arvan suht okei variant. Mäda ei ole nelikvedu ja mootor. Nendel on suur probleem see, et õli tase saab kasvada. Miks? Sest piusti pesad on mäda. Sellepärast keegi hoolduse välbast ei vaata, ei mõtle, seibid ei vaheta õigel ajal. Siin on pihustid remkomplektid vahetatud ja seibid uued, seega ka. Seal ei olnud mingi probleemi, lihtsalt inimesed tegid profilaktika jaoks. Nukvõllide kohta, turbo kohta ja pihustite kohta mul on arved olemas, et see on tehtud. Seda saab isegi kontrollida seal koha peal. Kui helistage nendele, küsige, kas see auto oli töös või ühesõnaga mootor
täiega okei. Kast ja kere tahavad tähelepanu. Kes mõtleb, et tema jaoks siukne avantuur on hea, siis nägu teile on loodud. Okei, järgmine videos näeme edasi.